Tere tulemast Vanapaugu põrgutööki. Suvi on nagu on, et vahepeal nagu on ja vahepeal ei ole ka. Jaanipäev on ees. Kui veab, siis on natukene soojem, kui öeldakse, et siit suusa ilm. Mina tahan teile nüüd pakkuda siukest asja, et teie elu lihtsamaks muuta. Vaata, need, kes küüslauku ei armasta, ei taha seda maitset, seda haisu, nõnda nimetatud haisu, no toidu seest ta ju ei haise. Mul on siin nüüd üks selline posu küüslauku. Siin on 2 tulekahju tekitajat ja ma tahan teha kreemi. See kreem on ühesõnaga siis küüslaugu kreem. See seisneb selles, et sul oleks teda mugav võtta, kuna ma arvan, et ta sobib nii salati sisse, supi sisse, kastme sisse kui marinaadidesse ja doseering on täpselt igal ühel enda teada, kas ta paneb pool teelusikatäit, paneb teelusikatäie seda kreemi. Ja ma ei ole seda varem teinud, aga internet on selline tänuväärne aparaat või mingi masin, mis annab häid ideid, näitab ja õpetab ja otsustasin seda siis nüüd proovida ja ehk pakub kellelegi huvi. Et samal ajal ma proovin ja siis ma näitan seda, kuidas ma seda proovin. Okei. Hakkan asjaga pihta. Enesekaitsevahendid tuleb, kummiülikond tuleb selga ajada. Selleks on vaja siis, kui sina seda asja ei armasta, siis vaata sellest kohe mööda. Selleks on vaja põhiliselt on vaja küüslauku, soola ja oliivõli. Küüslaugu panen kohe siia nüüd ära. Nii, muidugi see on väga aeganõudev nende küüslaugu künte nokkimine siin, et nad puhastada isegi sellest peenikesest kelmest puhtaks. Nii, see on siin. Nüüd ma võtan selle asja ette, et ma puhastan ära need. Sellepärast ma need kindad kätte paningi, et seemned siit seest välja. See on ikka eriline mõrtsukas, need seemned. Ja et sa ilma kinnasteta või vähemalt, kui sul kindaid kodus ei ole. No sul on ju need, talvest on need lavakindad niikuinii on, et sa saad ikka mingid kindad, sa saad kätte panna. Nii, see on 1 punast värvi ja 2 on kollast värvi. See, kes on värvipime, sellel on ju kõik ühte värvi. Ma ei tea, kuidas ta teeb vahet, kas tomat on küps või on toores. Ega vist enne aru ei saa, kui otsapidi suus on. Nii, need asjad ära. Selge. Ai Jeesus. Tead, see lõhn on juba selline, need tšilli lõhnab ka nagu tulekahi. Ma ei tea, kui sa oled tulekahju oled nuusutanud. Need tuleb kusagile hästi kaugele panna. Ma ei tea, kui kaugele. Nii. All right. Ja teeme siis need ka selliseks rohkem suupärasemaks. Tähendab, see asi käib läbi blenderi või mis ta siis nüüd on? On ta blender või on ta saumikser? See läheb siia. Nii. Siin on nüüd teelusikatäis soola. Selle koguse peale
on selline teelusika täis. Mul on väikene teelusikas. Ja nüüd ma panen siia õli. Nüüd ma panen siia nii palju õli, et need küüslaugud on kaetud ja sentimeeter peale. Ma vaatan pärast seda konsistentsi, kuidas ta toimib, et äkki pean natukene siis õli juurde panema, aga praegu rohkem ei pane midagi. Nii. Ja see on nüüd küüslaugu kreem. Asja poiss. Ja kui on sul mingisugune eriline soov, näiteks sa tahad mingeid ürte panna siia või, siis miks mitte? Ma teen sellise neutraalse, kuna ma kasutan igasuguseid teisi maitseaineid ka, et nad ei hakkaks üksteist tapma, siis ettevaatlikult niimoodi. Praegu ma panin küll ainult tšillit ja nüüd ma tean, et kui ma kuskile marinaadi või kuhugi seda küüslauku kasutan, siis peab nende piparde ja nende lisamisega väga ettevaatlik olema. Et praegu ongi see, nüüd on sellel ainus asi, külmkapis peaks paberite järgi see asi seisma 2 kuud julgelt. Et võtad siit teatud portsu ära ja paned külmkappi tagasi. Ma usun, et supi sisse, näiteks kui sa pruunistad supi sisse mingit, kui sa teed mingit sellist tugevamat tõsist suppi, näiteks rassolnikut või portsisuppi või seljanka, et siis siit võtad ettevaatlikult, et sul ei ole iga kord selle küüslaugu puhastamist ja küüslaugu hakkimist. Et see on tegelikult puhas nagu laisa inimese valmisolek. Niisugune. Ja ma usun, et ta on täitsa timm. Ja liha marineerimise ma usun, et see on väga hea. Kui sa teed selle marinaadi valmis, õlid ja värgid, mis sa sinna paned, sibulamahl ja siis seda muidugi doseerimist ma ei oska küll öelda, kuidas seda doseerida. Aga sa võta, et sa umbes teaksid, siis võta seda lihtsalt niimoodi, et maitse seda. Sa võtad ühe supilusikatäie ja keerutad seda suus. Et siis sa peaks teadma umbes, kui palju sul kuhu vaja läheb. Vaata, suvine aeg on selline noorte inimeste armumise aeg ja miks mitte ka vanadel inimestel. See on ette teadmata asi, see võib juhtuda nii plaksu pealt võib alata ja plaksu pealt võib lõppuda. Et kuidas kellelegi ette nähtud on. Ja siis mul tuleb meelde üks jutt selle kohta, kui üks mitte väga noored inimesed, juba seal 30 tuuris kuskil, said uue korteri ja rõduga korterpuha. Ja naine tuleb siis mehe juurde ja ütleb, et tead, mina olen mitu hommikut juba rõdu peal istunud ja kohvi joonud ja meie naabrid, kelle rõdu on kohe meie rõdu kõrval, et nemad on ikka väga julged inimesed. Mis mõttes julged? Hommikuti, kui mina kohvi joon, nemad tulevad ka rõdu peale, siis nad seal musitavad
ja kallistavad ja silitavad ja mees võtab ikka naist sülle. Ja mul on nüüd üks küsimus. Ei no küsi. Miks sina niimoodi ei tee? Mina niimoodi. Kuule, kas sa oled lolliks läinud või? Ma ei tunnegi neid ju. Proovige. Supilusikaga. Kõige paremat ja kena suve. Võib-olla nüüd tuleb mingi pikem vahe selle pärast, et vanapauk peab ka suve. Nii palju ei küpseta. Ei prae, ei keeda. Lihtsalt mõllitab. Kadun Fred just ütles, et iga kuu peab võtma vähemalt 1 päeva või 2 päeva. Moljutamispäeva. Kui sa ainult moljutad ja muud ei tee. Kohtume.